me hakkame ette valmistama substraati, külvikasti, külvikasseti ja kottide täitmiseks. Selleks on mul siin ilus väike pakend külvi pikeerimis substraati ja selle me avame 2 lõikega ja kontrollime kõigepealt ära, millise kvaliteediga substraat on. Kas on näha hallitust, kas on näha mingeid haigustekitajaid siin, mida silmaga võimalik tuvastada on ja kas on tunda ebameeldivat lõhna. Selleks korra tuleks nuusutada, kui ei ole tunda kopituse ja hallituse lõhna, siis on see täiesti kõlbulik külvide tegemiseks. Kallame substraadikotist välja. Ja purustame suuremad tükid. Selle jaoks on mul siin kühvel, et võib kühvliga suuremaid tükke purustada. Aga ka käte vahel hõõrudes teha substraat hästi sõmeraks ja ühtlaseks, et suured tükid välja. Mida ühtlasemalt on substraat läbi segatud, seda lihtsam on meil kasseti ja kasti täita. Kui substraat on läbi segatud, on vaja kontrollida niiskust ja viia see siis külvamiseks sobiliku niiskustasemele. Selleks teeme peopesa kontrolli, pigistame, kui see substraat moodustab sellise palli ja ära ei lagune, praegu ta kipub ära lagunema, siis tuleb teda natukene niisutada. Ja segame uuesti läbi ühtlase niiskustasemega. Et niiskus jaotuks ühtlaselt kogu substraadi peale ära. Hea oleks substraat tegelikult juba veidi varem valmis teha, enne külvi paar tunnikest. Siis on niiskus täielikult imendunud ja on substraat kõlbulik külvamiseks. Aga saab ka vahetult enne külvi teha. Nii, lükkame selle siia kõrvale. Ja võime alustada kasseti ja kasti täitmisega.